Nii, tervist. Rahvaülikooli esindajana võtan teie ühendust otse Tallinnast, kuna Kuressaare Rahvaülikooli esindajana siis. Kuna elu ja töö on selline, et liigutavad meid ringi. Panen ka oma esitluse ka ette ja siis hakkame rääkima sellest, kuidas võis jõuda Eesti õlu tsaari lauale. Niiviisi. Mina olen siis Karl Hällik. Mul on, ütleme, 2 hobi. Üks neist on käsitööõllede degusteerimine, võib-olla tootmisele kaasamõtlemine, nendest blogimine. Teine hobi on ajalugu. Eriti hea on, kui need 2 saab omavahel kokku panna, nagu täna juhtus. Mulle on juba ammust ajast meeldinud üks lugu Eesti õlle loost, Eesti õlle kultuurist. Ehk sellest, kuidas Eesti õlu peaaegu jõudis tsaari lauale. Selle loo keskmes on A. Le Coq. A. Le Coq on ju Tartu firma, teavad kõik. Aga kui nüüd vaadata A. Le Coqi sümboolikat ja muud säärast, eriti poes, eriti kuuspaki pealt, nagu mina selle foto siin teinud olen, siis siin on kirjas London, Tallinn ja Tartu ja tihti on aastanumber ka seal kõrval 1807. Ehk siis täna vaatakski kiirelt pool tunni jooksul üle, et kes siis see A. Le Coq oli. Kas ta ka päriselt olemas oli ja kas ta Tartusse või Londonisse või Tallinnasse siis ka rajas midagi. Ehk siis jah, kus ta tegutses. Ja vahest kõige tähtsam küsimus, mis mind ennast alati ajaloohuvilisena käima tõmbab, on see, et mis siis toimus aastal 1807. Siltide järgi ju hetkel Eesti vanim õlletehas. Aga alustame täiesti algusest. Ehk täna räägime siis tsaari laual olevatest õlledest ja tsaarile ja kogu Vene eliidile meeldib tume ja kange õlu meeldis. Kuna olid külmad talved ja pikad talved, nii nagu nad Venemaal kipuvad olema, siis see on see õlu just, mida siin õnnestub kõige paremini müüa. Ehk siis selleks, et rääkida staudist, me peame hakkama rääkima kõigepealt porterist. Porter, nagu see pilt siin kõrval võib-olla viitab, on sadamaga seotud. Nagu nimigi ütleb, Porter oli siis sadamatööline Inglismaal vanasti, vanal ajal. Kõiki porterid tehti pruunist linnasest, mis tähendab, et porter oli pruun, suurt mitte midagi ütlev õlu, nagu nad kõik teised, aga väikse nipiga. Ehk legend räägib sellest, et sadamatöölistel oli õhtuti pikem töö. Et kui ülejäänud Inglismaa lõpetas 4 ajal töö, siis sadamatöölised pidid kella 6-ni laadima ja lossima ja said alles siis teistega ühineda. Ja et siis kiiremini kohale jõuda joobe mõttes, hakkasid nad nõudma kangemat õlut. Selline on legend. Mis tõenäolisemalt juhtus, oli see, et kuna tol ajal anti välja õlled tehasest praktiliselt toorelt. Nad olid oma esmase kiire käärituse ära teinud ja pandi juba vaati ja vaadid saadeti igale poole laiali. Kuna puudus ju igasugune säilitamismehhanism, me räägime sinna 18. sajandi algusest, võib-olla isegi 17. sajandist. Ehk ainus viis värsket õlu saada oli siis võtta üks poolkäärinud vaat, enda külla vedada hobusega ja siis hakata õigel hetkel seda jooma. Küll see õige hetk saabus igalühel erinevalt. Et väga paljudel õnnestus õlu kohe ära juua, kui ta oligi selline lihtne pruun lake. Aga sadamatöölised avastasid, et neil laos seisvad vaadid, mida võib-olla siis ei olnud õigel hetkel ära viidud, olid poole aasta pärast oluliselt maitsvama sisuga, kui nad olid otse tehasest tulles. Ehk siis see on selline vaadis laagerdunud õlu,
millesse sadamatöölised siis kohutaval kombel kiindusid ja hakkasid sellest suisa väikest viisi äri tegema. Nüüd on järgmine küsimus, et kus ta siis muutus, miks ta muutus. Täna on Porter ju must õlu, ei ole lihtne pruun lake. Et 19. sajandil hakati kasutama erinevaid värskeid teaduslikke tööriistu, näiteks termomeeter, mis aitas kääritamisprotsessi oluliselt, juba ka keetmise muud protsessi oluliselt lihtsamalt teha. Ja tuli ka kasutusele hüdromeeter, mida kasutatakse tänapäevalgi, millega mõõdetakse siis virde tihedust. Ehk siis paned sellise raskusega pulga omale valmiva õlle sisse ja seal olev skaala näitab, kui palju seal on potentsiaalselt suhkruid, mida siis pärm saab õgida, et toota alkoholi. Ja sel hetkel avastati, et igavesti kasutatav, igavesest ajast kasutusel olnud pruunlinnas on suhkru osas täiesti mõttetu. Et ta annab peaaegu üldse midagi välja, eriti kui võrrelda heleda linnasega. Heledad linnased jällegi teevad heledat õlut ja kuna rahvas oli juba harjunud sükse tumeda tummisõllega, siis heledat peeti jällegi lurriks, mida ei ole võib-olla kõige parem juua, talvel eriti. Ja siis nii oligi, et kui aastal 1760 näiteks Pruuni linnast oli 100% Porteris, siis aastaks 1820 ehk siis 60 aastat hiljem oli Pruuni linnas osakaal selles alla 20%. Ülejäänud retsept on tegelikult tänaseni suuresti muutumata, ehk siis ligi 80% on heledaõlle linnaseid, mis annavad siis sellele õllele ikkagi mingisuguse värskuse, mingisuguse maitse ja paar protsenti pandi toona musta linnast, ehk siis eriti täppistööna mitu tundi röstitud ja mustaks kõrbenud on vale sõna, aga ütleme mustaks muutunud linnast, mis siis andis õllele värvi. 1930-ndatel, 20-ndatel asendusse šokolaadi linnasega. Ehk siis tänapäeval on ka täiesti olemas chocolate porter stiil, mis siis ongi šokolaadi linnasega maitsestatud, kus siis on võib-olla seda tiba rohkem kui keskmises porteris. Nii palju porterist, aga jutt oli sellest, et me räägime täna staudist peamiselt. Ehk siis väga lihtne küsimus. Mul siin pildi peal on Guinnessi klaas. Igaks juhuks on märk peidetud, teab, mis pärast hakatakse siin ütlema. Aga eks ta üks maailma kuulsamaid staute ole. Guinness muuseas tootis ka porterit umbes 1930-ndateni ja siis läks staudi peale üle. Et staut ise, mis ta siis on? Tehniliselt on ta porter. Hästi palju on vaidlusi, väitlusi ja argumente nii ja naapidi, et kas üks on teine või teine on üks. Aga põhimõtteliselt ollakse nõus, et iga stout on porter, aga iga porter ei ole stout. Kust see nüüd vahe sisse tuleb, on sellest, et porter kui õllestiil on ta igal juhul. Aga vanal Inglismaal olid õllestiilid määratletud igasuguste näitajate järgi, et kui täna me ütleme India Pale Ale või me ütleme Amber Ale või me ütleme hapuõlu, siis see on selline universaalselt õllesõprade seas kokku lepitud termin. Ja vanal Inglismaal oli täpselt sama lugu. Ehk siis õlled olid kas pale ehk siis hele, amber ehk siis punane või brown ehk siis pruun. Porter on pruun õlu, sellest me juba rääkisime. Ja siis tuleb kangus tase sinna juurde. Ja sellel skaalal ehk siis small ehk siis siuke lahja õlu, mida siis anti võib-olla vanematele lastele ja naistele, sest keskajal teadupärast õlu oli ju tervislikum kui vesi, sest vesi keedeti läbi, et bakterid sealt eemaldada. Siis keskmine oli common ehk siis tänagi võib öelda, et siuke tavaline õlu. Ja siis kange on siis sõnaga stout, mida kasutatakse ka täna inimest iseloomustades sellist jässakat ja kanget inimest näidates, et samamoodi õllel on ka stout. Et neid stiile on veel mild ehk siis lahja näiteks ja siis keskmine on young ehk siis veidi aega vaadis seisnud. Ja siis see, mis tegelikult võiks olla kõige parem, et kõige kauem vaadis seisnud, selle nimetustoon oli stale ehk siis liisunud.
kuna jätkuvalt ei olnud ühtegi säilitamismehhanismi, aga õlut ikkagi joodi. Et kui avastati, et tammevaat annab värvi ja maitset juurde, siis see stale muutus muidugi sõnaks aged ehk siis ajatatud, mis on ju palju parem sõna. Ehk siis porter on selles skaalas common brown beer ehk tavaline pruun õlu ja stout on siis stout brown beer ehk siis kange pruun õlu. Muud vahet neil otseselt ei olegi. Et kuidas see stout siis jõudis Venemaale laevaga? Õige vastus on ikka laevaga, sest et toona ju muud moodi ei liigutud. Aastal 1781 hakkas Barclay Perkinsi õlletehas eksportima õlut, mida nad nimetasid Imperial Stout. Neid lugusid, kus ta esimest korda Venemaale jõudis, on palju. Minul isiklikult meeldib Peeter Suure versioon, kuna tema teadupärast ju reisis mööda Euroopat incognito't õppida laevaehitust ja siis ehitada maailma suurim laevastik. Ta veetis ka mõnda aega anonüümsena erinevates Inglismaa laevatehastes ja õppis seal samamoodi siis sadamatööliste abiga nautima seda porterit ja või stouti. Kuna siis Barclay Perkins, tubli ärimees, mõtles, et tegelikult Imperial kui siis nii-öelda uhkem nimi, mida saab siis mööda impeeriumit, kas siis Briti impeeriumit või siis mõnda teise impeeriumisse vedada, ilma et ta liisuks, lähtuti toonasest parimast tavast ja pandi sinna sisse palju humalat. Täna me teame, et humala on väga hea naturaalne säilitusaine, seda võib lisada igasugustele asjadele erinevas vormis, kuivatatud käbidest, pelletite või pulbrini välja. Toona levis lihtsalt teadmine, et kui sa paned õlle sisse humalat, siis õlu on kauem värske. No, sama asi, aga teaduslikult säilimist, kui sellist ei osatud seletada veel. Samamoodi sündiski India Pale Ale, mida ma enne mainisin, mis siis oli heleõlu, mida transporditi esialgu Indiasse, nii et ta ei liisunud, kuna sinna pandi suures piires 9 korda rohkem humalat sisse kui tavalisse heledasse õllesse. Ja Imperial Stoutiga oli sama lugu, ehk siis rohkem humalat, tekib pika peale rohkem tummisust ja õlu säilib paremini, aga ta on ka hoopis teistsuguse maitse, teistsuguse tekstuuriga. Lõpuks, kui ta on ära käärinud, läheb ta oluliselt magusamaks ja olemuselt selliseks mesisemaks ja võib-olla raskemini voolavaks. Ja Katariina Suur, ehk siis Peeter esimese järeltulija mõnikümmend aastat hiljem, olla siis suisa nõudnud, et tema laual peab ikkagi olema seda Russian Imperial Stouti, ehk siis seda kõige kõigemat, mis siis esialgu tuligi otse Barclay Perkinsi laost ja tehasest. Väga tulus leping oli. Seda õlut muuseas toodetakse tänase päevani. Ma siin loengu lõpus näitan kiirelt pilti ka. Ise ma seda kahjuks proovinud ei ole Inglismaal sellisesse kohta sattunud, kus seda pakutakse. Aga nii ta Venemaale jõudis. Ja Venemaal on ju muidugi väga palju rahvast ja kui eliit juba midagi on hakanud ja õppinud tarbima, siis on seda vaja ju kõigile. Mis said oma võimalusega paljud teised õlletehased üle Inglismaa. Näiteks nagu A. Le Coq. Aga A. Le Coqist peab nüüd hakkama täiesti algusest rääkima, sest et ega ta õllega mitte ei hakanud tegelema. Aga vähemalt saame teada, kes ta on. Jean-Louis Albert Le Coq, prantsuse nimi, sündis aastal 1800 Preisimaal, mis on ju Saksamaa ajalooline osa, aga hugenottide pojana ehk siis Prantsusmaalt välja rännanud inimeste pojana ehk siis prantsusekeelsesse perre. Ja see perekond oli juba ammust aega olnud edukas veiniärimeeste perekond. Nüüd, kui võtta A. Le Coqi mudeli pealt see aasta 1807, siis ainus asi, mis Albert Le Coqiga seoses toimus aasta 1807, oli see, et Preisimaal asutati ettevõtte A. Le Coq & Co. Ma olen siia kirjutanud väidetavalt, sest et tegelikult ühtegi dokumenti ei ole ajaloolased tänase päevani leidnud, mis siis ütleks, kas see tegelikult ka juhtus sel hetkel või mitte. Mida me saame kiiresti arvutada on see, et Albert Le Coq oli sel hetkel 7-aastane
tõenäoliselt ta ise ei asutanud enda firmat, mis tegeles siis veini ekspordiga Preisi ja muult maalt Inglismaale esialgu. Aga fakt on selline ja aasta on siis pudelile pandud. Aastal 1841 toimus Londonis rahvaloendus ja sama nimi hüppas seal ilusti nimekirja ja arvatakse tänaseks, et umbes aastast 1830 kolis ta siis Londonisse ja tegeles seal just sama veini toonases impordiga Londoni poolt vaadates ja edasimüügiga. Kui aastal 1851 on sama mees esitanud kodakondsustaotluse Inglismaal ja kodakondsustaotlust võis esitada, kui sa olid 20 aastat seal elanud, ehk siis on võimalus, et ta juba aastal 1821 sinna kolis 20-aastasena, miks ka mitte. Miks seda nii palju uuritud on see, et õlle ajaloo suurim guru Michael Jackson, mitte see Michael Jackson, aga üks teine Michael Jackson, on oma raamatus kirjutanud pikalt A. Le Coqist, kuulsast Belgia maadeuurijast, kes siis muuhulgas tegi, müüs ja vahetas õlut. Aga ta pani sellega natukene mööda, et see on üks teine A. Le Coq, kes elas veidi hiljem ja oli küll sugulane selle A. Le Coqiga, aga mitte see A. Le Coq. Nüüd ma üles panin kohe ka teise nime Albert Johann Ludwig Le Coq, sest tegemist on ikkagi Preisimaa elanikuga või Preisimaal sündinud inimesega. Ja 1861 ta kolis tagasi ka Saksamaale oma pensionipõlve veetma, nautides neid rikkusi, mis talle Londonis äriga kogunenud oli. Ehk siis hea lapse mitu nime ja siis nii prantsuse kui saksapärane nimi, miks ka mitte. Siit nüüd tuleb ka välja, et eks ju Albert on A. Le Coqil olnud kunagi üks juubelilu. Sealt ka see nimi. Ja aastal 1875 Albert Le Coq suri. Panete tähele, me ei ole veel jutuga Eestini jõudnud, et see mees ilmselt Eesti olemasolust ei teadnud midagi. Toona oli see muidugi Vene impeeriumi osa, Vene impeeriumist ta teadis mõndagi, aga mitte Eestist. 1881 müüs tema poeg Andreas August siis Le Coqidele kuuluv osa Le Coq Limited firmast oma äripartneritele, vendadele Sillemitele. Ja nüüd nõksu peakski võib-olla rääkima siis Sillemite seiklustest, sest et nemad said endale juba täiesti toimiva Le Coq Russian Imperial Stouti müüva ettevõtte. Kaubaliinid Venemaaga olid olemas, laevad sõitsid edasi-tagasi, aga nad tulid tagasi järjest väiksemate rahahunnikutega. Ja kui Sillemid läksid napilt enne sajandivahetust, ehk siis 1800-ndate lõpus vaatama Venemaale, et kuhu see raha siis jääb, siis nad avastasid näiteks oma lao kõrvalt mitu ladu, kus müüdi sama sildiga toodet. See sisu ei olnud sama, see oli mingisugune kuskil mustaturu laborites kokku keedetud sarnane toode, aga see ei olnud kindlasti mitte A. Le Coqi kuulus Russian Imperial Stout. Muuseas, kui Londoni suur maailmanäitus oli ka sajandi lõpus, siis paljud Vene veinitootjad taara puudumisel müüsid siis Londonis Le Coqi pudelites oma veini, ehk siis mis oli Venemaal ära joodud tühjaks. Ja need pudelid siis jõudsid lõpuks uue sisuga Londonisse tagasi. Teine asi, miks hakkas väga vähe raha tagasi tulema, oli see, et makse tõsteti. Venemaal kehtestati kohutavad imporditasud. Need tõusid igal aastal kordades selleks, et toetada Venemaa kaupmehi ja süüa siis välismaa rahamoguleid turult välja. Ja selle peale said vennad Sillemid aru, et tuleb luua oma villiliin esialgu. Villiliin on siis see, kus õlu vaadist pudelisse saab. 1906 osteti Piiteris Italianskaja linnaossa oma ladu. Sinna sisse ehitati siis pudeldamishoone. Aga selle peale tahaks mõtlema, et esialgu oli kasumlikum küll, kuna siis see oli nii-öelda Vene toode, seda või selle Vene turul müüa.
küll aga pidid nad endiselt seda tootma Londonis, kus tööjõumaks oli ju kõvasti kõrgem ja viima laevaga Peterburi, kus siis oli jällegi oht tormi kätte jääda või sadamamaksudel kõvasti kaotada või mõni kolmas oht. Et selle peale nad hakkasid mõtlema, et peaks hakkama Vene impeeriumis ka seda õlut tootma. Aga me hakkame jälle liiguma natuke tagasi, sest ajalugu selline edasi-tagasi mäng on. Et 220 aastat tagasi lõi Barthold Joachim Hesse omanimelise tehase. Lisaks ärigeenile on sellel mehel muudki kõvad geenid, sest tema pojapoeg on näiteks Nobeli laureaat Hermann Hesse. Et selline tore Eestiga ühendus suurtel meestel. Aastal 1826 lõi Justus Reinhold Schramm omanimelise tehase samuti Tartusse. J. Schrammi lokaal või õllejoomise koht, kus, et alguses mina mõtlesin ka, et miks Schrammi nimel, siis pärast sain teada, et on sellise nimega tehas juba väga ammu seal. Siis aastal 1883 tegelikult oli Schrammi tehas juba müüdud uuele omanikule. Tema pani selle nimeks Tivoli, liitis sellega ka Hesse tehas, ehk siis need kaks vana õlut või õlletehast. Tegelikult see oli 1900, kui ma mõtlema hakkan. Et 100-aastane Hesse just liideti siis uuema Schrammiga ja nimeks pandi Tivoli. Aastal 1911 jõudsid Sillemid oma otsingutega, siis aastal 1906 nad ju avasid pudeliliini Peterburis, 5 aastat hiljem jõudsid nad otsapidi Tartu tänu mõnele vihjele. Täpselt sama vesi, mis seal tehases Inglismaal, Harvey'se tehases, kus toodeti selle hetkeni seda Le Coq'i Imperial Stouti. Vesi on õlle puhul kõige tähtsam element. Humalat oskab igaüks panna potti, linnast samamoodi, aga saada täpselt sama vesi, see on siis kas kõvem keemia või siis puhas õnn. 1911 loodeti siiski puhtale õnnele ja lakmuspaber näitas, et Tartus olev vesi just selles samas Tivoli tehases, mis tolleks hetkeks oli müüki pandud, sobis väga hästi nende õlletehase mõtetega. Ja nii aastal 1912 avatigi pidulikult Le Coq Limited Tartus. Töö algas uues tehases, õlletegu läks käima, loomulikult selle sama Russian Imperial Stoudiga otse Venemaale. Aga ükski lugu ei saa igavesti hästi kesta ja juba 2 aastat hiljem, 1914 kehtestati suurel Venemaal maailmasõja tõttu kuiv seadus. Ehk Sillemite äriplaan sai tugeva põntsu, sest nende peamine ja ainus turg, olles Venemaa tehas, kukkus lihtsalt ära. Aastal 1929 nad proovisid uuesti teha seda sama Russian Imperial Stouti ja eksportida seda Saksamaale. Seal vahemikus tehti väga palju sellist tavalist lahjat õlut, mida Eestimaal ikka müüdi. Toona muuseas oli väga selgelt ära jagatud Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti ehk kõik Põhja-Eesti tehased kas tootsid või müüsid edasi Saku õlut ja kõik Lõuna-Eesti tehased kas tootsid või müüsid edasi Le Coq'i õlut. Selge piir jooksis. 1930-ndatel see piir natukene hägustus, et sai juba Tartus osta Saku õlut ja Põhjas osta Le Coq'i õlut. Selle hetkeni oli reaalselt põhimõtteliselt sein ees. 1929 siis saadeti Saksamaale proovipartii. Saksamaa edasimüüjad maitsesid, ütlesid, see on kohutavalt hea, juba hakati suuri tellimusi tegema ja tuli peale siis ülemaailmne majanduskriis, suur depressioon ja luhtus see äri taaskord. Selline õnnetuste jada. Kuigi õlu oli endiselt aus, sama Sillemite pere seda tootis ja müüs. Ja kui tuli peale teine maailmasõda, siis Sillemid põgenesid. Müüa neil polnud midagi, kuna tehas oli selleks hetkeks riigistatud.
40ndatel peale sõda tassiti, ja ka sõja ajal muidugi tassisid okupandid nii ühelt kui teiselt poolt kogu varustuse laiali, mis seal õlletehases oli. 50ndate kandis, 40ndate lõpus hakkas see tehas uuesti tööle, siis Tartu õlletehasena, seal on igasugu erinevaid nõukogudepäraseid nimesid vahepeal olnud. Le Coq'i kodulehel ajaloo osas on selle kohta päris hea kirjeldus kokku pandud ajajoone näol. Ja siis oli tükk aega, läks mööda. Aasta 1997 ostis toonase Tartu õlletehas ära Olvi OÜ. Olvi OÜ on Soome suurim eraomandis õlletootja tänase päevani. Teised on kõik ju mingisuguse grupi käes. Ja aastal 2003 nimetas Olvi toonase Tartu õlletehas ümber A. Le Coq Limitediks. Ehk siis, nagu ma alguses näitasin, A. Le Coq'i sildi peal on Tallinn, London, Tartu. Miks seal Tallinn on, ei ole mina suutnud välja mõelda. Tartu, hea küll, Tartus tõesti Sillemit tehase ostsid ja tegid. Ja tänapäeval ta asubki Tartus, et see on juba loogilisem. Londonis toodeti seda Harvey'se õlut, aga Londonis, Le Coq Limitedi eelkäija asus Londonis küll. Et ütleme, et London ja Tartu võivad see sildi peal tõesti olla. Tallinnast ma pole aru saanud. 1807 on teine sama asi, millest täpselt pole aru saanud, sest et A. Le Coq oli siis 7-aastane. Firma tõenäoliselt lõid tema vanemad, sest A võis ka tähistada mõnda esivanema nime. 1912 oleks loogilisem, kui avati siis A. Le Coq'i tehas Tartus. 2003 samamoodi, kui avati uuesti A. Le Coq'i tehas või nimetati ümber. Aga kui mõelda nüüd turunduslikult, et see 1807 on väga tähtis. Ühel lihtsal põhjusel, et just sel aastal tähistab Saku õlletehas enda 200. sünnipäeva. Saku õlletehas on ju dokumenteeritud aastast 1820 asunud Sakus. Ja on ju kõige parem alati see, kes on kõige kauem seda teinud. Ehk siis, kui Le Coq oleks pandud 1912, siis ta oleks peaaegu 100 aastat noorem kui Saku. See ju ei lähe mitte. Ehk siis 1807 mulle tundub, et tõenäoliselt on selline turunduslik nipikene. Kas see õlu nüüd tsaari lauale ka jõudis? Tõenäoliselt mitte. 1914 oli tsaaril juba päris kehva, kui kuiseadus alustati. Kas 1912 ja 14 vahel oli Le Coq'i pudel tsaari laual? Jään vastuse võlgu, eks ta siuke Delfi moodi loengu pealkiri oli. Aga saate seda ise proovida. Ma nüüd annan paar soovitust. Neljapäev on New Brew Thursday, ehk siis neljapäeviti ongi hea proovida ühte õlut, mida ei ole varem proovinud. Degusteerimise mõttes loomulikult. A. Le Coq ise toodab Imperial Extra Double Stout, sama silt, mida nägite sellel karikatuuril, mis siin enne oli. Silt on küll ilus, aga õlu ei ole selle looga kuidagi seotud. Et kui selle vana õlle maitsekirjeldusi lugeda, siis uus õlu tõesti ei päde selles vallas kahjuks. Ta on küll hea tume õlu, aga ta ei ole mitte Imperial ega mitte Extra ega ka Double Stout, mis on kõik natukene sellises stiilis. Harvey's toodab, nagu näete, täpselt sama sildiga. Isegi Brewed in Dorpat ehk pruulitud Tartus on sinna templiga peale löödud. London Tartu asemel on all ainult London, kuna nad toodavad seda Londonis ja selle ovaalse sildi ümber on natukene teksti ka pandud. See on nüüd selle retseptiga tehtud, mis Venemaale tarnitud õlu oli vanasti. Seda toodetakse tänaseni iga aasta 27 vaati. Need on kohutavalt hinnalised, kohutavalt haruldased. Ma ei ole Eestis seda näinud, võib-olla mõni veel suurem õllegurmaan on, aga kindlasti tahaks seda proovida, soovitan, kui kellelgi õnnestub, siis proovige seda õlut, mida siis ka kunagi Tartus tehti. Ja viimane soovitus oleks siis samamoodi kuskilt Inglismaa õllepoest leida üles Courage. Ehk kui ma enne rääkisin Barclay Perkinsi õlledest, siis Courage on aastal ma kaotasin aasta ära, aga ütleme 1963 äkki või 68 oli see aasta, kui Barclay Perkinsi õlletehas muutus siis Courage'iks. Ehk see on see esimene Russian Imperial Stout, mis Katariina Suure lauale jõudis. Tootmismallid on veidi muutunud,
aga muus osas on kõik endiselt sama. Selline huvitav põige õlleajalukku, minule isiklikult väga südamelähedasse ajaloo sektsiooni. Olen samas teemas kirjutanud ka enda blogis. Kui on küsimusi, siis ma hea meelega vastan siin chatis või mõnda aega neile. Ma tean, et korraldajad panevad nüüd minu ekraani kohe kinni. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni mõnel teisel kohal. Tulge kindlasti ka Kuressaarde, meil on väga palju põnevaid Rahvaülikooli loenguid sealgi, palju neist virtuaalsed. Aitäh!